Paljud tulid täna Tallinnast kaugemalt väljaspool? Üks asi, mida ma tahan teile rääkida täna, on passiivne sissetulek. Vaadatage üks 3 minutit ja leidke veel 5, mis asi on passiivne sissetulek, kuidas on võimalik passiivset sissetulekut. Ütleme, mitte kuidas on võimalik saada, vaid milliseid passiivseid sissetulekuid te veel teate. Nende intress, ettevõtted ja raha arvel ja kinnisvara. Oblikatsioonid, võlakirjad. Aktsiatelt makstavad dividendid. See toimub firma ettevõtted. Patendid igasugused on osad veel. Need autoriõigused. Või on see ühekordne? Ma ei tea, mis tuleb. Nii, räägi nüüd, mis sa tahtsid? Roks on siin. Anna mulle 1400. 1400 on mängid. Ja, ma siin 10 000. Ma näen 500 on ju ka. 6 teist peal ei saa. Kulma aasta peal 200. Ma võtsin 10 laenu. 500 ja ma olen ma olen öelnud, et pere käib. Ei, ma olen maksunud. Ma olen 3 aasta peal. Eestlast kulimast suureks jääb. Ja siis teeb kõige tähtsam osa ehk kokkuvõte. Kes esimest korda oli? Ligi pooled. Mis sa õppisid täna? Tuleb kiiremini arvestada kokku. Kiiremini? Kokku arvestada lugeda. Hakka nii käega läbi uuesti, kes esimest korda oli? Pedal, mis sa õppisid täna? Peab riskida rohkem. Mis sa õppisid täna? Alguses peab leidma mingi asja, mis hakkab kallimalt maa viia, siis on raha, et pidevalt muid asju osta. Osta odavat, müü kallid, väga õppisid. Alati usaldad ise tunnet ja riski. Rohkem riski? Veel keegi, kes esimest korda oli? Noh, mis õppisid? Mina saan aru, et meil tiitpiilid ei olegi nii tiitpiilid. Oleks võinud varem võtta. 6000 ja rohkem, jah? Okei, kes teist korda oli? Teist korda. Mis sa õppisid või mis teistmoodi oli? Samamoodi oli, et vedas rohkem. Vedas rohkem seekord? Aega oli vähem, kodus mängides. Aga mis on teistmoodi? On vahet või on rohkem aega või vähem aega? Üks asi, miks see on ajapiirang, me mängisime tükk aega, mängisime niimoodi, me mängisime 3 tundi, 4 tundi, vahest läks 5 tundi aega, et ära võita, eks ju. See tulemus oli see, et inimesed olid jumala väsinud kõik ja kokkuvõttes me ka ei teinud pärast, eks ju. Et see on teist korda, kui me teeme seda mängu niimoodi, mäng on 1,5 tundi. Üks asi, sest mängus on kaart, numbrid, otsus, järgmine, kaart, numbrid, otsus, natuke teksti ka. Et see on see, kuhu te peaksite jõudma. See mängust on võimalik välja jõuda 40 minutiga. Täna esimest korda Käslu 202. Ahah, et siin meil lauas mängiti 202 versiooni. Okei, mis vahe oli? No, see on rohkem turuga reaalne situatsioon, kui 101 mulle tundus. Jah, on. Mis juurde tuli? Optsioonid,
turulangused. Kes on rohkem kui 10 korda mänginud? Ma ei näe neid tegelasi, kes peaks kätt tõstma. Margus! Tõstke uuesti üles 10 korda. Vaid! Kes on rohkem kui 10 korda mänginud? Vaid, mis toimus sinu mängus seal? Lapsi sai kaasa tehtud. Kes läksid peaaegu pankrotti? Ausalt. Mul oli negatiivne cash flow. Negatiivne cash flow oli, iga kuu maksis peaaegu palga päev. Paar palgat. Kes oli, kellel oli veel peaaegu pankrot? Mis juhtus? Lõpus vahepeal ma vaatasin, mul on 15 000 käes või midagi sellist ja ma ostsin 30 000 asja, millega ma võtsin endale suure pangalaenu peale. Siis ma sattusin sinna ringile, mis oli see, et sa pead maksma oma kogu kulu 2 korda vahele. Ehk siis oligi see, et mul lõpus oli 140 krooni oli ainult sissetulek ja siis tuli veel mingi asi, kus ma pidin tasuma ja mul lõpuks oli 40 krooni, oli üldse sissetulek. Aga siis ma sain oma 3/2 maja maha müüa ja lõpus oli 44 000 käes. Tuleb reaalselt kogu aeg turul olla, infoga kursis olla ja tegutseda, mitte kodus konutada. Miks ma tahan, et tahtsin, et Ergo kordaks seda 3 korda? Sest ma tean, et Ergo on kogu aeg turul reaalelus, kogu aeg tegutseb. Võtan väga meil õppida.